ma olin nii kindel, et see sild, mis ühendab selle sadama ja siis selle Nautica keskuse, saab siis valmis, kui mina juba Eestisse kolin ja mina siis tulin siia Eestisse nüüd elama esimest päeva ja see sild on valmis. Muidu mina läksin mingi hull ringiga seal niimoodi. What the fuck? Appi. Tere hommikust kõigile ja ongi kätte jõudnud see kaua oodatud esimene koolipäev. Ma pean 2 minuti pärast uksest välja astuma, aga ma näitan teile oma outfit'i kõigepealt. Ma olen nagu vihkan, kui inimesed mind vaatavad ja siis panen lilla jaki see peale. Anyway, ma arvan, kui ma peaksin üksinda minema, siis ma saaksin nagu paanikahoo. Aga õnneks ma lähen koos oma sõbranna Ketriniga, kes sai ka Tartu Ülikooli sisse see aasta, teisele erialale küll, aga me saame koos vähemalt aktusele minna ja ma ei sure ära seal. Also ma pidin oma prillid kaasa võtma, sest nagu ma ei näe mitte midagi. Ja nagu täna jagatakse vajalikku infot prolli, nii et oleks tore midagi näha. Peaaegu oleksin võtme koju unustanud. Ei, ma ei karda. Okei, tegelikult ma ei kardagi. Nagu ma suudan üllatavalt rahulikuks jääda sellistes olukordades, kus tavaliselt inimesed on väga-väga närvis. Aga mul on lihtsalt nagu social anxiety appi inimesed. Anyway, ma liigun hetkel Ketrini poole ja siis me lähme koos ülikooli ette. Okei, bye! Ma unustasin maski maha, ma lähen võtan igaks juhuks, õnneks ma ei ole väga kaugel veel. Aga nagu just in case. Let's go! No nii sellise paugupilliga me siis lähmegi. Oso, me oleme nii värvilised täna. Ja vons, käng. Wow. Oi, olin pea ära. Parkisime auto ära ja vaadake sinna hästi kultuurilised tekstid. Tavaliselt meil on mõlemal mingi all black, vaata. Issand, see auto ehmatas mind. Also, ma pidin oma prillid kaasa võtma, sest muidu ma ei näe midagi. Ma praegu ei saanud neid praegu ette panna, sest muidu mul oleks nagu 2 aksessuaari, 1-2 ja sellest ma ei loobu, sest see on mu identiteet. Ja näete, Ketrilil on ka 1 aksessuaar hetkel. Kui ma selle aksessuaari võtan, siis ma olen pool pime, aga aksessuaar. Aksessuaar? Okei, let's go, ma kardan. Kas sa ka kardad? Ma kardan täiega. Ma tahaks täiega nutma hakata. Ma räme stress on praegu pea. Ma lähevad terve päev mingi. Infotunnis ka mingi. Appi! Kus sa oled? Appi rahvamassid. Koroona vaktsiini asjad näidatud. Appi, siin on hea valgus, vaata. Kooliitsid. Ma olen nagu vihkan, kui inimesed vaatavad mind ja siis hakkab mingi vlogima siin keset ülikooli. Ma ei tea. Siin on reaalselt nublusid, suures kõlarist tuleb nublu. Ma lähen kõigile ette alati, appi. Minu arust üli nice, et nagu see aasta oli õues see aktus. Nagu siuke värske õhk ja ruumi liikuda ja hingata ja... Oh my god, Tartu Ülikoolile tuli uus maskott ja me saime temaga just väga kauni pildi. Ma insertin selle siia su näo peale. Anyway, meil on nüüd mingi tund hakkab kuskil. No tervist! No tervist! Meie teed läksid Ketriniga 8 tunniks lahku nüüd, sest meil on obviously erinevad erialad, hakkame mahus autosse ära. Ja mis muljed jäid siis sul? Tahtsin võtta korea keelt minna õppima. See oli see õpetaja, et ärge mingit sellist janti võtke. Et võtke pigem mingid sellised keel, mida te varem õppinud, ehk siis nagu mingi vene keel või siis ma olen nagu mõnest võtsin juba see kuu võtta. Võta ikka po! Ei, ma võtan ikka, aga kui ta nüüd ütles, ma kohe nagu Meile just öelda, et võtke kõike lihtsalt. Ja samas kõik need õpilased olid küll nagu tead, võtke kõike, sest nagu kuna muul ajal te ikka saate, et ülikoolis saate tasuta. Ei, aga muidu oli üli fun. Nii, me hakkame siin nüüd hästi produktiivseks. Teeme oma tunniplaane. Also fun fact, nagu see tunniplaani koostamine ja kõik see on täpselt sama, mis Soome gümnaasiumis. Nii et see on nagu siuke fun flashbacks. Väike update. Me oleme jõudnud siia parklasse ja siis ma sain omale täna aja, et oma panka vahetada Eestisse. Nii ma lõpuks vahetan oma panga Eestisse ära ja siis prolli saan oma
selle ISIC või mis asi see oli, õpilaskaardi ka. Ja siis me saime sellise hästi vahva kotikese, kus on lõbusad stuffi sees. Ja siin on igast mingi Lux Expressiga -50%. Ja siis Tartu tudengipäevad, kus me kindlasti osaleme Ketriniga. Siin on selle kava. Teeme Tartu tudengipäevade vlogi. Jah. Aga siis me peaksime päriselt ennast kokku võtma ja asjadest osa võtma. Siin härjas oli 3 üritust, kuhu me plaanisime minna. Pannkoogi hommik jääb ära, sest me magame siis. Jaa. Rabamatk Endlas, Ketrin. Ja aga siin tundub väga vahva märk olevat. Õllepingo. Lauamänguööle tahaks küll minna. Lauamänguöö ja pannkoogi kohvik. Minna lauaga. Toi. Anyway. Me siis update ime teid. Ja peale seda, kui ma pangas ära käin, appida kõik nägid, ei näinud ka. Ma arvasin, ma näitasin oma seda Lux Expressi koodi. See on vaata üks kood. Anyway. Peale seda, kui ma siin pangas siis ära käin, siis me lähme saame Kelliga kokku ja siis me lähme koolitarbeid ostma. Siis oleme koolijütsid kõik koos see aasta. Kusjuures jumala paljud lähevad kooli see aasta for some reason. Ma olen isegi jumala confused mingite inimestega samal aastal, kes tegelikult peaks olema ammu juba, ma ei tea, kus iganes oma eludega. Also, vaadake, kui äge auto Ketrinil on. Ma ei tea, kas on näha midagi on. Nagu LED lights, vaata. Mu kott matchib mu tossadega ka paide või. No tervist, armsad kaasmaalased. Ma sain nüüd omale Eesti Panga konto tehtud, eks ole, ja siis nüüd me oleme siin büroomaailmas koolitarbeid soetamas. Tšau, koolijüts! Kas teil siin filmida või? Väike vihikuvloog. Mis ta on ilus? Oleme jõudnud nüüd omadega siia Lõunakeskusesse ja ma prolli lähen teen omale mingi Eesti telefoninumbri ära. Satun müügimeeste ohvriks kohe. Help. Fun fact, ma sain oma tavaarisid eest veel rohkem ära koristatud. Eelmises vlogis või videos ma näitasin teile, milline see enne oli. Ja nüüd see on siis selline. No tervist, on kätte jõudnud teisipäev ja ma liigun kohe tutvumisõhtule. Ma näitan teile oma outfiti kõigepealt. Mis mu tosse näha pole. Ma lähen siis oma kurikuulsa rattaga. Loodan, et ellu ka jään. Ja also ma sain oma tunniplaani kinda valmis. Või mul on kinda confusion, sest nagu ma ei ole Eesti gümnaasiumit lõpetanud, nii et nagu ma kinda peaksin välismaalastega eesti keelt õppima. Aga nagu I don't know. Eks ma lähen õppekorraldaja või mis see sõna oli, jutule mingi päev. Aga mul on esimene tund reedel. Nii et mini exciting. Okei. Bye! Oi. Appi ma kardan. Okei, bye. Mul oli ikka palju juba. No tervist kõigile! Nüüd ma olen siin. Sõidan oma hästi korraliku jalgrattaga. Anyway, tutvumispäev oli nagu ülifun. Meil on nii fun inimesed seal klassis. Nüüd ma siis liigungi kodu poole. Ja siis homme ma lähen prolli, vaatan mingi tähtsama inimesega oma tunniplaani üle. Kas siit saab üles võtta? Pange tähele, ma kukun kohe. Ma ei kukkunudki. Okei. Aga ma vlogin ilmselt homme edasi. Nii et bye! No tervist, on kätte jõudnud kolmapäev, I guess. Ja ma lähen siis nüüd õppenõustajaga oma tunniplaani tegemisest, sest ma olen nii confusion. Also nüüd on need ilmad, kus nagu päike paistab ja nagu tundub, et on soe, aga siis on nagu täiega külm. So that's fun. Ploomid. Tere hommikust kõigile! Ja ongi kätte jõudnud reede. Ja meil on täna mingi koolituspäev, ehk siis ma ikka veel ei ole nagu ühelgi loengul actually käinud. Aga ma sain oma tunniplaani valmis ja kõik vajalikud kursused valitud ja so that's fun. Anyway, outfit check. Jälle siin ei ole näha oma tossa. Ma hakkan nüüd oma logiseva rattaga sõitma. Bye! Ma igaks juhuks lähen alati varem, sest mine sa tea, kuidas see rong tuleb.
ma jõudsin siis siia kohale ja meil on Lauraga täpselt sama outfit. Nagu hingesugulased. tere kõigile! Me kõnnime praegu siit kaunist Vanemuise mäest ülesse ja me lähme raamatukokku endale raamatukogu kaarti tegema, sest me oleme hästi õpihimulised noored neiud. Jah, appi. Okei, bye. Tehtud sai! No tervist, on kätte jõudnud laupäev ja ma eile vist ei vloginud. Mis ma eile tegin? Oota, pean üle tee minema. Eile ma catch-upisin paari kursusega, millesse ma registreerisin ennast liiga hilja ja nagu ma ei jõudnud koha peal käia, sest ma registreerisin hiljem, kui need hakkasid. Nii et ma tegin veits catch-upimist. Ja siis õhtul ma ei viitsinud väga midagi teha. Nii õudne rottega sõita, kui esiteks ei näe mitte midagi ja siis vlogin samal ajal head eluvalikud. Ma lähen paari uue sõmuga nüüd linna peale Tartu öist elu, Tartu ööelu ja tudengi elu vaatama. Otsu oma ratas endiselt laguneb. On. Ma ootan nüüd Ketrinit siin Tokyo sushi baari ees, kuskil on silt ka. Anyway, kuni ma siin ootan, ma mõtlesin, et ma alustan väikse kokkuvõttega, kuidas mul esimene koolinädal läks. Nii, alustame siis esimesest päevast. Ma arvasin, et mul oleks nagu rohkem ärevust, aga see oli pigem elevust. Ärevuse ja elevuse vahel on siuke thin line. Nagu ma arvasin, et mul oleks mingi next level social anxiety ja ärki, aga ma olen nüüd see klassis, kes mingi räägib kõigiga ja kogu aeg kommenteerib ja räägib kõike. Ja kohe tutvumispäeval sai suht nagu kõigi nimed pähe õpitud. Meil on suht väike klass. Ja siis teine asi oli see tunniplaani tegemine. Nagu see tunniplaani tegemine ei olnud nii kohutav, sest meil oli Soomes gümnaasiumis põhimõtteliselt nagu sama süsteem, aga lihtsalt segadust tekitav on see, et nagu ma olen justkui välisüliõpilane, aga samas justkui mitte, sest nagu näiteks mõned ained on ainult välisüliõpilastele, nagu näiteks mingi sissejuhatus Eesti ajalukku, mis on mega huvitav. Aga ma kinda ei saa võtta seda, sest ma pole välisüliõpilane, aga samas nagu ma ei ole Eesti ajalugu õppinud, nii et nagu ma kinda tahaks võtta ja ma vist ilmselt saan ka võtta. Ja siis nagu meil on also soome keel kohustuslik, või noh, sa saad valida kas soome või ungari keel. Ja ma nagu ungari keelt väga ei tahaks õppida, aga nagu soome keel on ka ainult algtasemele ja nagu mul on soome keel täiesti suus. Nii et siin peab ka hakka mingi erandeid kinda tegema mulle. Also ma sain juba nagu oma esimese kodutöö teha, mis kursus see oli mingi sissejuhatus kirjandusteadustesse vist. Ja nagu see oli nii, mulle nii meeldis see, ma ei tea. Ma sain nagu, at this point ma sain aru, et ma tõesti valisin õige eriala. Ma ei tea, mulle nii meeldib. Kaua sellel Ketrinil läheb? Also ma ootan täiega neid tudengipäevade üritusi, tunduvad mega fun. Nii, siin on siis järjekordse Ketrini uhiuus auto. Appi. Ma jälle löön oma pea siin ära. Vaadake neid pikkade inimeste tulendusi. Me oleme jõudnud siia Prismasse, me ostsime hästi healthy as fuck asju ja nüüd me oleme koogiosakonda. Also see sinine mask teeb mu silmad siniseks, kas te näete? See on nii vajalik informatsioon. By the way, see oli kunagi mu lemmikkook, siis seda ei müüdud mitte kuskil enam, aga nüüd seda jälle müüakse. Ma niisama hintin, kui mul sünnipäev varsti tuleb aasta aja pärast. Nii, mis meil siis see veel on? Napoleoni kook on ka hea. Hint on ka hea. Interesting. Võtame Tainast. Ma alati tulen poodi nagu, ei, mul ei ole korvi vaja. Nüüd nagu. Miks me oleme öösel poes mingi kurnit ostmas? Me valmistume tulevaks koolinädalaks. Meil on isegi paar tundi koos, which is fun. Me hakkame oma kornisi seal koos sööma. Ja. Mingi 2 minutit hiljem mul on juba lõuani, aga anyway, seda tahtsin öelda, et me näeme välja nagu meil on päevad sünkroonis. Sest me samal ajal ostame mingi saasta kokku. Kus see viinerilett on? Vegan viinerilett. No nii, kõks mu lill, edukat kooliaastat. Okei, nägemiin.